käsitlematu armastus, achintya. Kuna ta on dünaamiline, pidevalt muutuv, siis teda ei saa nagu kuhugi kinni panna, eks ju. Ta üllatab, eks ju, teeb sulle laineid vahest on rahulik pind, kuidas ta ise sõltumatult soovib, eks ju. Et see mäng saaks toimida, liila. Aga ütleme, selline maapoisi nagu loogika ütleb niimoodi, et mille järgi siis ma nagu näen, eks ju. Noh, ma ei tea, näiteks suhtes ka, eks ju. Et kui teine näeb sinust midagi, kui sa oled noor ja teil on veel seal, ütleme, kehaliselt on hea touch, siis sa mõtled, et see on armastus. See on ka armastus üks liik, aga keha läheb vanemaks, mõlemal on mingid omadused tulevad välja, mis häirivad teda, siis nagu huvitav, nagu armastus läheb nagu vähemaks, eks. Järelikult see ei ole see ikkagi see puhas armastus. Täpselt samamoodi Jumala religiooniga ka, et see on nagu armastus, et sa ütled Jumalale nagu väike businessi moment, et ma teen nii, need rituaalid ära, siis ma saan nii, eks ju. Business suhe, aga tegelikult meile ei meeldi see inimese psüühikasse on see sisse kirjutatud, et kui ma kellegagi suhtlen ja ma näen, eks ju, ma võin temaga edasi suhelda, sõber olla, aga ma näen, et kui mul on raske aeg, siis teda järsku ei ole. Siis see nagu eriti nagu saad aru, et see ei ole puhas armastus. Jumala kõikide ja kogu eluga on nii, et selle maamehe loogika ütleb seda, et kui su see business protsent on 0, omakuse püüdmatus ja tingimust armastuse protsent on 0, Jumala kõige suhtes ja kõigi tegevuste suhtes, kui sa midagi teed, siis sa oled saavutanud puhta armastuse, siis sa oled maksa, siis sa oled vabanenud. Aga nii kaua, kui sa oled nagu, et sul on lahe, mul on lahe, eks ju, aga siis kui mul ei ole eriti lahe, ma näen, et sul ei ole automaatselt ka kohe lahe, eks ju, kuna mul mingi asi hakkab häirima sind, eks ju, siis nagu armastus väheneb, siis ma eriti ei panusta selle armastuse peale. Täpselt samamoodi Jumalaga ja kogu eluga, eks ju. Meie eesmärk ja pakti eesmärk üldse on, või kõikide, ma ei tea, puhast armastuse koolkondade eesmärk on saavutada tingimusteta puhas, siis spontaanne, omakuse püüdmatu armastus, kus on business protsent 0, eks ju. Et kõik on teretulnud, eks ju, armastuse riiki. Loomulikult, kui sinna kõik sisse astuvad, siis eeldatakse meilt kõigilt, eks ju, et armastus on mõlemapoolne liiklus, et sa omalt poolt ka midagi teed. Mitte nii, et tule, ma armastasin puhtalt, loomulikult ma armastasin ilma businessita puhtalt, kui ma oleks puhas pühendanud. Aga kui sa tuled, siis ma eeldan või õpetan või innustan sind siis armastust tegema nii, et ta mõlemapoolne liiklus, et sina ka nagu tingimusteta armastuses tegutsed. Kuigi me näeme pühakute pealt, et kogu maailm võib selja pöörata, nende armastus nagu ei võbele kõigi ja kõige suhtes. Nad saavad aru, et kõige taga on puhas Jumal ja puhas siis nagu armastuse mõte.